tere, tere! Täiskuu, novembri täiskuu tuleb sõnnimärgis ja kuu sõnnis tunneb ennast väga hästi. Ta on seal tugevas positsioonis, on selline hoolitsev ja viljakas ja koos selle sõnniga võivadki esile kerkida sellised teemad nagu turvatunne, sinu keha rütmid, keha energia, raha ja väärtused, nii materiaalsed kui vaimsed väärtused. Sõnni energia tahab ehitada, tahab hoida ja säilitada, ta ei taha lärmata, joosta edasi-tagasi. Ta tahab stabiilsust, lihtsaid rõõme, kohe päris hoolt ja armastust. Nii et need teemad võivad siis täiskuul esile kerkida. Ja miks ma sellest räägin, siis kuigi täiskuu on meil üleval võib-olla 2-3 päeva, siis see mõju on siiski pikaajalisem. Võib olla siis see, et ta on kuni noorkuuni aktiivne, aga võib olla siis aktiivne ka järgmise täiskuuni, nii et kuu aega, aga võib-olla isegi ka pool aastat, kui sa pead nende teemadega tegelema. Ja jälle vastavalt sellele, millises majas, astroloogilises majas see täiskuu asub, siis need teemad on veel eriti aktuaalsed ja tulevad siis välja. Jäära täiskuu tuleb 2. maia, mis on raha, eneseväärtuse ja ressursside maja. Võib-olla peadki kõrvutama ja vaatama üle hinnad, raha ja eneseväärikuse, just väärtus ja väärikus. Mõtle selle peale, mille eest ma tegelikult tasu küsin. Kas ma küsin oma töö eest, kas ma küsin aja eest, kas ma küsin naeratuse eest. Võib-olla sa näed täiskuuga väga hästi, kus sa annad liiga palju või kus sa hoiad ennast liiga tagasi. Nii et on hea aeg hinnakirja võib-olla korrigeerida, eelarvet lihtsustada ja mida sõnn tahab rahulikult, nii et võib-olla valid rahulikult mõne püsiva sissetuleku viisi, keskendud ühele asjale ja ei kõhkle enam, vaid teed ühe niisuguse kindla konkreetse sammu niimoodi, et kindel siis maa oleks jalgade all ja ühildun või äh, koos ühe astroloogilise kaarti vaatamisega vaatame ka järgmist müstilise šamaani kaarti ehk ravimiratas. Ma näen, et näitab sulle, ta kutsub nagu seda suhet üldse väärtustama iseendaga ja varaga. Kuna siin on ju ring, siis vaata, kui sa lased lahti, siis ring võib minna suuremaks, aga kui sa tõmbad kitsamale, siis ta läheb veel rohkem kitsamaks. Et mulle tundub, et sa pead ise praegusel hetkel aru saama, mis on kasulik, mida on kasulik nagu lahti lasta, mida sa pead nagu natukene kinni hoidma, võib-olla mõtlema. Nii et nii nagu see ka astroloogiline kaart juba näitas, et see eneseväärikus ka koos selle ringiga, kui sa midagi lased lahti, võib suureneda, aga kui sa väga kisud kokku, siis võib ka see sinu enda väärtus ja väärikus kokku kiskuda, nii et see ratas ilusti näitab, et vaata, sinna, kuhu sa ise liigud, sinna liigub ka sinu sissetulek. Sõnn, fookus esimesel majal, keha, rütm, sina ise. Võiks ütelda, et ongi sinu kuu tähtsam hetk, aga miks siis?
see keha ja hing tahavad sellist stabiilsemat rütmi, tahavad sellist lihtsat toitu, lihtsat hingamist, lihtsat armastust. aga meie asi ei ole ütelda, mis on sinu jaoks lihtne. Kartul on sama lihtne kui lõhekala või ma ei tea, võiroos ja tort. See, mis on sinu jaoks lihtne, sina pead mõtlema. Nii et võib-olla see aeg, see täiskuu toob välja, et mis on sinu jaoks nagu küps. Kuidas ma saan ennast toetada niimoodi, et ma igapäevaselt nagu küpsemalt edasi lähen? kas see on mingisugused piirid, mida sa pead tõmbama iseendale, teistele? missugune tempo on? kuidas sa oma päeva seadistad? aga ta tahab ka, et sa lubaksid endale midagi tõelist head, midagi tõelist nagu toitvat ehk sellist kohalolekut ja rahulolu. et see on nagu see jõud, mis praegu tundub, et sul on sellel täiskuuga vaja. ja sulle tuli kaart valgussõdalane, see tuli tagurpidi. ta ütleb, et ära pea kõiki asju lahinguks. Öeldakse küll, et vali oma lahinguid, aga siin on selline tunne, et polegi nagu mingisugust lahingut. tegelikult on võib-olla see lahing sinu enda südames, võib-olla sa oled kuri mingisuguse iseenda tegemise peale, või ka keegi peegeldas sulle tagasi mingisuguse asja ja nüüd sa oled natukene sihuke nagu kaitsepositsioonil. et kuidas nüüd edasi toimetada ja võib-olla, et kas ma üldse selle inimesega tegelen või. aga pigem on see, et nagu me ütleme, me saame muuta iseennast. siin on see koht, muuda ennast selliseks austusväärseks sõdalaseks. siis kaksikud 12. majas, puhkus ja alateadvus ja minnalaskmine. võib-olla peadki olema natukene rohkem vaikuses ja vaatad vaikuses seda täiskuud. ja selline tunne, et midagi peaksid nagu läbi valgustama. võib-olla on see, et tõesti pead arsti juurde minema ja arst peab mingisuguse elundi läbi valgustama, et teada, mis seal viga on. aga võib-olla on sul vaja see hing endal läbi valgustada ja varjudele nagu teed teha. võib-olla on sul ka vaja iseendale või kellelegi teisele andestada. nii et ma ütleks, et pigem võta see aeg praegu selliselt, need päevad kergemalt. kirjuta võib-olla välja, mis on oma aja ära elanud, lase sellel minna. jälgi oma unenägusid ja jälgi ka oma mõtteid, et millised on need korduvad mõtted, mis sinu sellises peas ringlevad. et lase kõigil praegu minna, mis ülesse kerkivad, või kirjuta ülesse, siis on nagu lihtsam nendega tegeleda. ja sulle tuli kaart kingitus. see tuli, kuidas parem on, jah, tuli ka jälle tagurpidi. siis mulle tundub, et võib-olla neid kingitusi oled teistele jaganud rohkem kui iseendale. Need kingitused, need head sõnad ja need tunded, võib-olla need silmapilgutused on rohkem väärt kui mõned suured tegemised. ja mulle tundub, et selle kaardiga sul äkki sa ei ole tähele pannud, kuidas sind on hoitud hoopiski. ja kui sina ei pane tähele, kuidas teised sind hoiavad, siis võib-olla ei pane ka teised tähele, kuidas sina teiste eest hoolitsed.
nii et hakka seda tähele panema, seda väikest tegu, seda väikest kingitust, seda väikest aitäh sõna. Aga ära oota niimoodi, et nad kindlasti, keegi peab midagi ütlema. Siis sa võib-olla näed, kuidas mõni selline ilus ja huvitav asi hakkab liikuma. Järgmine on meil Vähk, on 11. majas, mis on siis sõbrad ja võrgustik ja unistused. See on kogukonna maja ja sinu kogukond, mis asi on sinu kogukond? See täiskuu tuleb sulle näitama, kellega sa päriselt seda ühist teed tahaksid astuda, on võimalik astuda, kellel on sinuga ühised ideed, teed ja ideed. Et võib-olla on see, et sul on vaja kas kellelegi teisele abi pakkuda, et ta oma ideedega välja tuleb või teised saavad sind aidata, et sa oma ideede, oma mõtete ja tegemistega saaksid nähtavaks tulla. Ja võib-olla, kui sul on, tekib selline tunne, et aga nüüd teen ma selle sammu, et ma hakkan ise midagi juhtima, siis see täiskuu avab need teed, võib-olla sa näed selgemalt, kellega minna ja kuidas minna, et kutsu inimesed kokku, jaga vastutust, räägi, mis sa soovid teha. Et tea, et läbi teiste sinu õnn võib siis praegu kasvada. Ja tuli tera sinu kaardiks ja tera on, niipidi, tera on antud hetkel, mulle tundub, nagu oleks ta sellise natuke õigluse ja tõe ja õigluse instrument sinu jaoks. Et ta aitab, kui me rääkisime juba enne sellest kogukonnast, mulle tundub, et ta aitab läbi murda või läbi lõigata siis selle võrgu või võrgustiku või nööri või energeetilise sideme, mida sul enam ei ole vaja. Ta aitab kehtestada sul ka piire. Sest vaata, kui me tõmbame näiteks piiri maha, et siit sa enam edasi ei tule, siis seesama tera aitab sul ka seda piiri tõmmata, sest mulle tundub, et siis sul kuidagi nagu süda rahuneb ära, kui sa ise oled teinud selle mingisuguse piiri, ükskõik kellega, millega või kas või iseenda sisemuses, et see hoiab sind nagu stabiilsemana. Et teed endale piirid ümber ja sul on praegu järelikult seda vaja. nii, lõvi on meil 10. majas ehk töö, maine, avalik roll. kas ongi nüüd hetk, et pead valguse kätte astuma? kas mingisugune projekt, mingisugune mõte, mis on valmis saanud ja võib-olla ongi see, et sa peadki astuma lavale, noh, see on nii füüsilises kui vaimses tähenduses, et alati me ei pea ju Estonia laval olema. aga sul selline tunne, et ahaa-efekt tuleb, et nüüd ma tean, kuidas nagu edasi minna selle oma mõttega. Aga selline ka, et vaata, siin on autoriteet. kui meie toetume mõnele autoriteedile või jälgime seda, siis võid arvestada, et keegi võib toetuda ka sinule, sinu autoriteedile, sinu tööasjadele, sinu mõtetele, sinu tegemistele. Et proovi aru saada, mida inimesed tegelikult siis vajavad, kui nad sinu peale toetuvad. võib-olla füüsiliselt keegi tõesti tahabki sinu õla peale selle pea panna ja koos sinuga mõtelda. nii et praegu on see aeg ja sulle tuli alammaailm tagurpidi, siis selline tunne, et kuidas sa saaksid minna
nagu selline nagu juurte juurde. Et mõni asi praeguses hetkes ei taha enam nagu pealiskaudselt edasi liikuda. Sa ise nagu võib-olla näed ka seda, et mõnda asja oled võtnud nagu väga lihtsalt, aga sa näed, et see muster töötab, et jälle ta tuleb esile ja vot siin ongi see, et alusta jälle algusest sellel juure tasandil ja siis sa nagu oskad õigesti jälle edasi minna, et võib-olla sa oled mõne tee valinud, mis praegu ei ole jätkusuutlik. Mine tagasi sinna tee algusesse, hakka otsast pihta, see energiad on õhus, et jälle saaks tegutseda. Neitsi üheksas maja, õppimine, õpetamine, maailmavaade. Mis tarkus, tarkus, teadmised saavad edasi kanduda siis, kui me rakendame neid. Võib-olla sul on mõte, et mida edasi teha, mida õppida, mida kirjutada, keda juhendada, siis see täiskuu toob sulle võib-olla selguse, milline tee on just sinu päralt, miks ta seda toetab, kuhu sa peaksid nagu minema, aga siin ta tahab sellist praktilist natukene mõtteviisi. Võib-olla sa peadki hästi paljudel internetilehekülgedel vaatama erinevaid asju ja kirja panema, aga selline, et võta selline päris selline julge hoiak, et ma tõesti tahan teha, ma tõesti tahan minna ja kui sa kedagi õpetad, siis see õpetus olgu toetav, praktiline, aga samas ka selline nagu kergemalt võetav, et noh, kergelt selgeks, et sa suudad kergelt selgeks teha. Nii et ja kui sa tahad reisida, siis võib-olla vaatad, kui sa ei saa minna lennukisse ja kuskile minna, vaata dokumentaalfilme või tee mõnda meditatsiooni, et selline tunne, et see selline ka mingisuguse asja uurimine sügavuti võib meil mingisuguse nihke tuua. Ja sulle tuli kaart tuul. Nii, kuidas niipidi on parem hoida? Tuul täiesti õiget pidi, aga nii nagu see õpetuski siin oli, vaata tuul võib meil puhuda äh, ühelt poolt, teiselt poolt. Mulle väga sarnaneb selle õpetamisega, et kord meile meeldib, kui suvel on niisugune mõnus rahulik tuulekene. Ja vaata selle õpetamisega ka tundub, et kui sul on vaja õpetada, siis see oleks leebe, see tuul nagu tooks sulle sõnumeid, kuidas õpetada, millisel teekonnal edasi minna või missugune mõtteviis just selle õpetamiseks sobib. Kas sa pead kirjutama, kas sa pead rääkima, millist vormi kasutada, nii et tea, et vot see tuul on ka nagu informatsioon, et sa anna praegu sellel hetkel oma mõtetele liikumist. kas siis see, et sa räägid või sa kirjutad, teed endale reisiplaani, kas see on liikumine. Nii et tea, et see tarkus, mis sinu sees on, küll ta leiab nagu õiged kuulajad ka. nii, kaalud kaheksas maja, jagatud ressursid ja piirid ja intiimsus. Et võib-olla pead vaatama pilgu sisse, ausa pilgu jagamisse, kuidas sa jagad oma aega, oma raha, oma, ma ei tea, emotsioone, oma tundeid. Kas see tasakaal on õiglane? Nii nagu teine maja, seal vastasmaja, ka see võib siin ütelda, et võib-olla on vaja mingisuguseid piire korrigeerida, mingisugused hinded üle vaadata, mingisuguste asjadega vastavusse viia. Et me võime mõtelda, et mina arvan niimoodi, aga seadustes on teistmoodi kirjas.
Et see, aga kui sul nüüd sellel hetkel siin täiskuu ja selle lähema aja jooksul need emotsioonid üles kerkivad, siis võib-olla on vaja sügavamale minna, et seda vaimset hügieeni hoida, kui on vaja, küsi tuge, kui on vaja. Aga see ongi selline tervendav aeg, kuhu võib-olla sa muidu ei tahaks vaadata, aga just praegu on vaja sinna vaadata. Või on sul keegi partner, kellega koos sa saaksid seda teha või sa pead kedagi teist hoopiski toetama. Ja kaaludele tuli mul siis maakaart sulle toetuseks. Ja kui me räägime ressurssidest üldse, siis üks kõige suuremaid ressursse ongi ju maa. Ja tundub, et see maa ütleb sulle, et ma ei tea, selline, et selged piirid, selged numbrid, ma ei tea, kas sa tegeled numbritega või sul on vaja paika panna mingisugused kindlad struktuurid, selline tunne, et sa pead nagu mingisuguse kokkuleppe tegema, kas iseendaga, kas kellegi teisega, aga tea, et see asi, mis praegu sa ette võtad, see võtab rohkem aega, kui sulle tegelikult meeldiks. Sa tahaksid natukene kiirustada, maa ütleb, et ei ole vaja kiirustada, nii et need ettevõtted, mis sa praegu tegema hakkad, siis anna endale aega, just selline tunne, et oota, oota, kuni on aeg, on küps, jah. Nii, Skorpion, seitsmes maja, partnerluslepingud ja tegelikult selline peegelduse maja. Kuidas on, kui suhtes sulle räägitakse, kuidas sa võtad vastu, kui keegi peegeldab sinu tegemisi või sinu tundeid ja kui aus sa ise oled teistele seda peegeldust andma, kas sa oled väga terav, võib-olla liiga äkiline. Aga täiskuu võib tuua võib-olla sellise olulise vestluse või kokkuleppe või selguse, kuidas edasi liikuda, millises rütmis liikuda. Selline tunne, et sul on võimalus, tähendab teistele seletada, kuidas sina tunned, teised saavad sulle seletada ja sa saad aru, noh, öeldakse, et me saame aru siis, kui me oleme teiste kingades kõndinud, et kuidas see liikumine tundub, et praegu ongi see hetk selline otse rääkida, et need küsimused tõusevad ülesse ja loob sellise kergema fooni edasi minekuks. Ja sulle tuli kaart koolibrii, tuli tagurpidi ikka õpetust jagama nagu müstiline šamaan ikka. Selline tunne, et ma ei tea, tuli magusa teema nagu välja, et aga nüüd mulle aitab. Ma ei taha enam magusat, on ju. Mis iganes see magus sinu jaoks on, see ei pea olema šokolaad. Aga selline tunne, et nagu aitab nagu varjus olemisest äh, või nagu sellisest tühjast tähjast äh, oleks vaja nagu lahti lasta, noh, täpselt, et kui mu organism ikkagi ei taha, noh, ma ei tea, piima juua, no siis ma ei joo piima, siis ma leian midagi muud. Et selline tunne, et lase nagu lahti mingisugusest asjast, mis sind kurnab, edasi ei vii, rõõmu ei paku. Vali selline, mis tõeliselt on nagu päris sinu jah-sõna. Et see niisugune rapsimine ei too ja ei vii sind praegu edasi. Siis hambur kuuendas majas, rutiinid ja tervis ja töö. Võib-olla on vaja vaadata need keha ja sinu keha süsteemid üle, nad tahavad lihtsust, praegu niisugust kergemat suhtumist, võib-olla oled liiga palju tööd võtnud või
see töö võtmine ka on selline, et kui see muutub nagu rutiinseks, siis ta muutub meil ka sageli koormavaks ja võib-olla on see praegu hetk see muuta. Äh, aga tunnusta kindlasti ennast. Tunnusta iseennast, teisi, sest kõik, mis on tehtu, väärib siiski äramärkimist, ükskõik, kas see on see, kui sa oled ise trenni teinud või tööd teinud või on sul mingisugused huvitavad töövõtteid, mida sa oled kasutanud, aga praegu enam ei ole vaja, siis ikkagi see kõik, mis sa oled teinud, vajab märkamist. Ja need väikesed korrigeerimised ja harjumused, kui sa seal midagi muudad, siis annab see nagu praegu võib-olla õhku juurde ja parema enesetunde, nii et vaata üle. Ja sulle tuli hambur, tuli, tuli tagurpidi, hambur, sina ise ka tuleelemendis. kas on mõni selline asi, mis kuidagi ei võta tuld? Selline tunne, et tõmbad tikku ja on hea idee, aga edasi ei lähe. mis viga on? kas on liiga palju õhku, liiga palju vett, liiga palju, ma ei tea, noh, isegi kui tuld on liiga palju, siis seda on liiga palju. vaata praegu üle. Et kõike korraga teha ei saa. või on sul see, et sul on liiga väike süütenöör. kohe prahvatad. et nii kui keegi midagi ütleb, kohe vastu ütlema, ilma et sa midagi mõtleksid. või hakkad suure hurraaga midagi tegema ja ei jõua mitte kuskile, et see tuli nagu ütleb, et üks fookus, üks rütm, üks tegemine, üks lõpetatud töö, et siis taastub nagu sinu jõud ja see täiuslik tuli on siis see mõnus hubane ja soojust pakkuv tuli. nii, Kaljukits, viies maja, loovusrõõm, lapsed, ka sinu süda ja sinu rõõm. no eks see süda tahab meil ikka sellist headust ja elusust. võib-olla täiskuu toob välja võib-olla mõne armumise, mõne sellise uue mängulise, mängulisuse elamuse, mingi naeratuse, selline tunne, et ta võiks tuua nagu rohkem sellist naeratust, kergust, mõtelda, aga mis mulle tõeliselt meeldib, mis minu südant rõõmustab. ja kui sa oled praegu, mingisugune looming on välja tulemas või tuleb, siis usu, et see mõju võib hästi suur olla, kui sa seda nagu hästi kergelt annad välja, nagu usaldad elu sellist kulgu ja mõtled, mis asi see on, mis mind tõeliselt toidab. ja sulle tuli kaart keskmaailm, tagurpidi, selline tunne, et nii, kus ma olen praegu, olevik, minevik, tulevik, natukene nagu sassis on. võib-olla mingisugused minevikusündmused, noh, mis täiskuuga võivad ju täiesti ka välja tulla, tulevad tagasi ja sa nagu kohe päris täpselt ei tea, kas see, mis ma minevikus, kui ma seda nüüd uuesti kasutan, kas see on praegu hea, kas see on kasulik, selline tunne, et ära võta nagu väga strateegiliselt seda asja, vaid luba nagu sellisel mängulisel moel kõiki asju sündida, et aga mis siis, et maailm on tagurpidi. Võib-olla ka tagurpidi puu äh, ütleb, teeb midagi teistmoodi, ehk ongi see, et kui midagi tuleb ette ja sa oled harjunud ühte asja ühtemoodi tegema, siis vaata, kui seisad pea peal, mis sa saaksid siis teha. nii, veevalaja, neljas maja,
kodujuured ja turvatunne. Kuu tunneb seal ennast suurepäraselt, tahab seal ikkagi vundamenti laduda, aga ta tahab, et see oleks korralik. Võib-olla pead üle vaatama, mis päriselt sinu turvatunnet tekitab. Võib-olla tahad kolida, võib-olla tahad remontida, võib-olla lihtsalt tahad natukene seda oma pesakest ümber sättida. Aga võib-olla vaadata tagasi ka esivanemate lugudele, mis ma sealt võtan, mida ma jätan. Kas kuidas on, et seal, kus on minu mõte, seal on minu kodu ja vaata, millist kodu sa oled suutnud kellelegi teisele pakkuda. Need teemad võivad üles kerkida, nii et vaata seda ja valajale tuli mulle spiraalikaart, tuli ka jälle tagurpidi, ikka sellist õpetust jagama. See spiraal on muster, see on kordus, et kui sa kaevad ühe ja sama labidaga täpselt ühe ja samasuguseid auke, siis on need täpselt ühesugused. Selline tunne, et kui sul on mõni õpetaja, mõni sõber, mentor, tuttav, siis ja ta räägib sulle kogu aeg ühte ja sama juttu ja sa oled ära tüdinenud sellest, siis võib-olla peaksite midagi koos, midagi teistmoodi tegema või on sul aeg ütelda, et ma olen seda juba kuulnud. aga võib-olla on see ka see, et sa ise räägid iseendale mingisugust tuttavat juttu, et ma niimoodi ei saa ja niimoodi ei tule ja siis ei tulegi. nii et võib-olla pead seda labida asemel kühvli võtma, võib-olla lusika võtma. mingisugune struktuuri muutus oleks hea. nii enda kui ka teiste selliseks, teiste aitamiseks. nii et uus sõna, uus paigutus, võib-olla hakkab spiraal teistpidi keema, annab sulle ka sellise võib-olla turvatunde tagasi, vaatad sügavamalt oma elule, aga samas vabamalt. sest kujutad ette, kui see spiraal lahti keerab, kui vupsti, kui hea on olla. aga kalad kolmandas majas, suhtlusõppimine, niisugune lähim ring. kuidas on, kas sinu sõna loob reaalsust? kas sa ütled praegusel hetkel või hakkad ütlema, et oi, aga ma just rääkisin sellest, ma mõtlesin sinu peale. täiskuu võib siis fookusesse tuua mingisugused vestlused, mida sa oled juba pidanud, võib-olla mingisugused vanad lepingud, mingisugused suhted, mis tulevad uuesti ülesse, siis noh, vaata üle, mis seal ikka, ütled, et jaa, ma rääkisin, aga nüüd ma räägin teist juttu, sest ma olen vahepeal targemaks saanud või nii et võib-olla ongi hea aeg ka teiste sellist teksti üle kontrollida, et mida ta rääkis. ja, ja kui sul on praegu mõni idee, siis võta see niisugune pisikene õed-vennad ja naabrid ja räägi oma ideest, mis teised arvavad. ja kui sul on selline väike noh, mine kuskile jalutama, niisugune hea tunne võib tulla, et sa lähed jalutama kellegiga ja sellise väikese seltskonnaga ja siis on nagu hea asjad üldse selgeks rääkida, võib ka see olla. sulle tuli kaardiks nõukogu tagurpidi, aga mis ma praegu just rääkisin, sõnadest, mõtetest, väikesest koosviibimisest. mulle tundub, et kui sa midagi ütled, siis sinu sõnad mõjuvad praegu õigel ajal ja õiges kohas. võib-olla sa peadki kellegiga rääkima, kutsu külla, räägi, märka, kes vajab sinu head sõna, kes millist tuge vajab. selline tunne on, et see, mida sa jagad,
on teistele abiks ja nagu raviks ja nagu toetad just oma sõnaga ja oma sellise sihukese rahuliku olekuga. See pilt oli hästi selline rahulik. nii, ja ongi kõik üle vaadatud, aga lisan juurde, et siis see tipuaeg täiskuul on ikkagi juba praegu käimas, on juba 24, 72 tundi enne ja pärast täiskuud, et see on siis selline nähtavaks saamise aeg, see selguse aeg ja see praktiline aken võib kesta siis kuni 2 nädalat, kuni noorkuuni, et siis, kui see praegu kerkib ülesse, siis on võimalik nagu lõpetada, lahti lasta, kokkuvõtteid teha, parandusi, igasugust koorma vähenemist teha. aga nagu ma ütlesin, see võib olla ka kuni äh, isegi 6-kuuline, poole aasta pikkune asi, et kui see on selline pikem, suurem lugu, siis kui see algab juba enne täiskuud, siis täiskuu veel valgustab, noor kuu annab talle energiat juurde ja see võibki tõeliselt selliseks pikemaks, pikemaks minna, ehk sõnn avab oma sellise suurema teema ja sõnn on aeglane ja siis terve pool aastat võib siis see teema äh, olla aktuaalne. aga aitäh sulle siis kuulamast.